Hea vaataja, täna räägin sulle ristimisest ja ristimise vajalikkusest. Teen seda küllalt lühidalt, sest ristimise sakrament ja sellega seotud õpetus kindlasti ei mahu mõne minuti sisse või 10 minuti sisse, vaid näiteks leerikoolis kulutan ma selleks aega palju rohkem. Aga püüan siin lühidalt siis kõigepealt rääkida sellest, miks on ristimine vajalik, mida see ristimine meile annab, siis sellest, miks peaks ristima lapsi, kui oluline on laste ristimine. Ja kui nüüd video käigus tuleb veel mõni mõte juurde, siis kindlasti seda ka lisan. Ristimise sakrament on kõige olulisem sakrament, mida me kirikus kindlasti rõhutame. Mida sakrament tähendab, siis sakrament on otse kui salasus, kus ühelt poolt me võime ütelda, et me näeme selliseid nähtavaid märke, mille puhul siis näiteks ristimisel siis saabki kas lapsel pea natuke märjaks, kui talle vett pähe pannakse või osades traditsioonides ka kastetakse inimene vee alla. Aga see on see nähtav pool, kus siis tõesti inimene otse kui pestakse puhtaks, see tähendab see voolav vesi, see vesi sümboliseerib siis puhtaks pesemist, aga teiselt poolt me võime olla kindlad, et just sellel hetkel ka Jumal püha vaimu läbi inimese juures tegutsemas on ja see nähtava ja nähtamatu koos toimimine, kuidas see täpselt toimib, mismoodi see täpselt on, siis selle kohta öeldaksegi, et see jääbki nagu saladuseks ja sellepärast ongi ta sakrament, selline müsteerium, saladus, mida ei olegi võimalik täpselt inimesel tõlgendada. Ristimise sakrament on antud Jeesuse enese poolt ja Uues Testamendis on mitmeid kohti, kus ta väga oluliselt ka ristimist rõhutab. Mulle endale meeldib kõige paremini see kokkuvõetuna Johannese evangeeliumi 3. peatükist, kus Jeesus ütleb, tõesti, ma ütlen, et kes ei sünni veest ja vaimust, ei saa minna Jumala riiki. See tähendab seda, et ristimine tegelikult siis ühendab inimese Jumalaga. Öeldakse veel kirikukeeles, et ristimine peseb puhtaks inimese päris patust, sellest Aadama Eeva patust. See on keerulisem teema, mida ma siinkohal ei käsitleks, aga kindlasti on ristimise puhul oluline tähele panna ka see või teada seda, et tõesti see sümboolselt ka inimese siis kõigist seni tehtud pattudest puhtaks peseb, ehk siis sellepärast öeldaksegi, et ristimine on ka uuesti sünni sakrament, sest inimene sünnib uuesti veest ja vaimust, mis tähendab, et ta ongi otse kui puhas leht või saanud puhtaks kas või hetkeks kõikidest pattudest, olgu siis see päris patt või mõni teine patt. Ristimine loob ühenduse Jumalaga. Võiks ütelda, et ristimise läbi tekib inimesel reaalne kontakt ka Jumalaga, kus siis püha vaimu läbi ka seesama Jumal inimese ellu sekkub ja sellepärast, kui see ühendus taevas isaga ristimises on tekkinud, siis sellepärast ka inimesi, kes on ristitud, nimetatakse sageli ka Jumala lasteks ja sealt tuleb ka see arusaam, kus me sageli nimetame ka Jumalat oma heaks taevaseks isaks. See just ristimise läbi see ühendus tekib, nii et looja meie kõikide isaks saab. Ja samuti on siis sellised üldrahvalikud arusaamad, mida ristimine annab ja mis ei ole sugugi valed. Kindlasti ristimine annab ju kaitse, sest jällegi Kristus tõotab Matteuse evangeeliumis sellesama ristimise tähenduse juures, kui ta ütleb jüngritele, et minge kõike maailma ja kuulutage evangeeliumi, ristige kõik isa, poja ja püha vaim nimesse, siis ta ütleb ka, et vaata, mina olen iga päev teie juures maailmaajastu lõpuni. Ristimise arm kannab inimest terve tema elutee ja mul on sageli endale meeldinud ka seda rõhutada küll siis juba inimese maise teekonna lõpul, matuse talitusel, kus ma sageli tuletan meelde seda, et see inimene, keda me täna ära saadame, me võime ta usaldada Jumala hoolde
kindlas usus ja lootuses, sest et ka ristimise armu läbi on ka tema saanud Jumala lapseks. Ja see, mis kunagi tema lapsepõlves, millele pandi alus, et ta on nüüd ristitud saanud, et siis nüüd temaga nii-öelda Jumalaga jättes siin maises maailmas võime olla kindlad, et see ristimise arm kannab ka teda igavikku. Ja see on ka üks selline oluline põhjus, mida me peaksime panema tähele, kui me ristimisest räägime või arutleme, kas ristimist on vaja või kas ristimine üleüldse peaks aset leidma lapsepõlves. On tänapäeval väga palju neid mõttekäikusid, kus räägitakse, et jätame lapsele endale ise otsustada, kas ta tahab ristitud saada või mitte. Siis minu selline kindel hoiak on, et lapsi tuleb ristida igal juhul ja mida varem pärast sündi, seda parem. Ja miks siis esimene põhjus ongi see, et kui me oma lapsi armastame, siis me tahame, et nende eluteel läheks kõik hästi. On see sama siis Jumala ligiolek, seda last saatmas tema eluteedel. Ja isegi siis, kui see laps saab suuremaks ja kui ta mingil põhjusel ütleb Jumalast lahti või talle ei meeldi see, et ta on kas ristitud või on ükskõikne, siis see ristimise arm ei kao mitte kuskil, et isegi siis, kui ühel päeval kas või oma eluõhtul seesama laps, kes on lapsena ristitud ja kes võib-olla vahepeal on Jumala juurest eemale läinud, siis kui ta peaks kas või oma surivoodil veel nii-öelda pöörduma ja ütlema, et tegelikult see oli ikka rumal tegu, et ma Jumalast ei hoolinud või leiab ta siis selle Jumala sellel hetkel, siis see ristimise arm on ikkagi kehtiv, ehk siis ristimist ei saa inimeselt otse kui ära võtta. Mõni võib pahanduda sellepärast, et aga kui ma ikka Jumalat ei usu, et kuidas ma olen ristitud, kui inimene Jumalat ei usu, siis ka tegelikult see ristimine ei ole tema jaoks ju sugugi tähendusrikas või mingisuguse tähtsusega. Kui sa ikka ei usu Jumalat, siis ristimine on ka sinu jaoks ju tegelikult täiesti nii-öelda mõttetu või tühine, sellepärast ei pea siis muretsema, et ta kuidagi sinu elu sellisel hetkel nagu mõjutab. Ja see on ka just see oluline põhjus, miks me rõhutame laste ristimise vajalikkust, seesama, et tekiks see ühendus Jumalaga, et inimene saaks juba võimalikult varakult sellest päris patust lahti ning siis selle läbi nii-öelda Jumala lapseks, heade inglite hoidmise ja kaitsmise alla. Nii et võib öelda, et ristimiseks ei ole kunagi mitte liiga hilja. Kui inimene on jäänud lapsena ristimata, siis ei ole seda mitte kunagi hilja teha. Minu praktikas on küllalt neid juhtumeid, kus ma olen ristinud ka, ütleme, peaaegu 80 aastat, äkki isegi 83 oli kõige vanem inimene, keda ma olen ristinud, kes on tahtnud ristitud saada, aga on jäänud lapsepõlves ristimata. Nii et ristimine ei ole midagi sellist, mille puhul võiks öelda, et kui lapsepõlves ei tegemata, et siis seda enam teha ei saa. Saab küll ja mitte ainult saab, vaid tulebki teha, sest veel kord üle korratuna, ristimise arm on see, mis inimest hoiab, kannab tema eluteel siin ajalikus maailmas ja ristimine avab inimesele taevavärava selleks, et ühel päeval osa saada igavikust. Ristimine on igale inimesele, võiks ütelda, hingeõndsuse seisukohalt hädavajalik. See hingeõndsus siis tähendab seda, et just nimelt, et ühel päeval inimene võiks osa saada igavesest elust, mida me pärast surma igatseme, siis veel kord öelduna, ristimine selleks ka aluse paneb. Nii et ristigem oma lapsi, kui ei ole ise ristitud, ristigem ise ennast, laskem ennast ristida, on täpsem öelda, et see on igal juhul midagi sellist, mis annab inimese elule kvalitatiivselt väga palju juurde, kui ta seda vaid oskab märgata. Nii nagu kõigi asjadega, mis Jumalaga seotud on. Kui oskad märgata, siis näed ka seda, kuidas Jumal sinu elus tegutseb.